sõna saab teemal pühapaikade kaitsmine Muinsuskaitseameti vaatevinklist Kalev Uustalu, Muinsuskaitseameti juht. Palun. Tere päevast, head kohale tulnud ja ajalooliste looduslike pühapaikade teemast huvitatud. Tänase konverentsi teema, nagu te näete, on looduslikud pühapaigad. Mina rõhutaksin seda, et tegemist on ajalooliste looduslike pühapaikadega, sellepärast et Muinsuskaitseameti kontekstis on see äärmiselt oluline. Kui me räägiksime looduslikest pühapaikadest, siis ainult sellisel kujul, siis mina vaataksin küsivalt tänase konverentsi esinejate nimistut, kus ma ei näe mitte ühtegi looduskaitse inimest. Seetõttu rõhutan ma veel kord, et teemaks minu jaoks on ikkagi ajaloolised looduslikud pühapaigad. Ja siis veel ühest asjast, mida ma sissejuhatavalt tahan rääkida, see on kaitseteema. Võib-olla on see terminoloogia küsimus ja minu ametniku kretinism, aga meie räägime asjade mälestiseks tunnistamisest. Kas see, kui üks või teine asi tunnistatakse mälestiseks, tagab selle asja kaitse, see on teema, mis nõuab diskuteerimist ja see diskuteerimine võib jõuda lõpuks sinna punkti, kus mitmetel puhkudel asja mälestiseks tunnistamine ei taga veel kaitset. Nüüd täpsemalt Muinsuskaitseameti valdkonnast. Tänase päeva seisuga on Eesti Vabariigis kultuurimälestiseks tunnistatud 2009 looduslikku pühapaika, ajaloolist looduslikku pühapaika, millest päris suur arv, 1544, on väikeselohulised kultusekivid ehk lohukivid. Enamiku nende kasutusaeg jääb arvatavasti aastatuhandete taha. Tehakse ju lohukivide tegemise ajaks valdavalt või peetakse valdavalt selleks lohukivide tegemise ajaks varast metalliaega ja arvatavasti ei ole nende kohta säilinud ka autentset rahvapärimust. Hiljem võisid need kivid loodusliku pühapaikadena olla nii-öelda sekundaarses kasutuses siiski. Nii nagu me siin paljudel juhtudel oleme rääkinud sellest, et looduslike pühapaikade kohtadele kerkisid kirikud. Kui lohukivid välja arvata, siis on muinsuskaitse all hetkel 465 rahvapärimustega seotud looduslikku pühapaika. Puid, allikaid, kive, kabeliaedu, ohvri- ja hiekohti. Ma võiksin võrdluseks tuua sellise arvu, et kristlikke pühakodasid, kirikuid ja kabeleid on muinsuskaitse all pisut üle 300. Mälestiste nimekirja on tekkinud paljude arheoloogide ja koduloohuviliste inimeste koostööna, samuti tänu arheoloogiateaduse pidevale arengule. Kaitsenimekirjast leiab objekte, mis on avastatud juba 19. sajandi lõpul tänu kooliõpetaja Jaan Jungile ja tema kohalikest haritlastest koosnevatele kirjasaatjate võrgustikule. Väga palju muistiseid registreeriti 1920. aastal, kui Tartu Ülikooli tudengid tegid stipendiaatidena kihelkondade muinasjäänuste kirjeldusi. Kohapeal kontrolliti varasemaid teateid ja registreeriti hulgaliselt uusi. Esimeste professionaalsete arheoloogide väljauurimiste tulemusel leiti ja võeti kaitse alla 1930. aastatel veelgi rida muistiseid. Peamine kihistus praegu riiklikus kultuuriväärtuste registris olevatest objektidest on leitud aastalt 1960 kuni 1980. Kui õppinud arheoloogid inspekteerisid Vello Lõugase ja arheoloogiamälestiste inspektori Juta Kornavi eestvedamisel süstemaatiliselt maastikku, eriti alasid, kus oli plaanis läbi viia maaparandustöid. Arvestades arheoloogide vähest hulka, ei jõudnud loomulikult kõikjale need inimesed ja suhteliselt aktiivselt külastatud piirkondi oli Harjumaal eriti Jõelähtme ja Kuusloo vald, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa ja Tartu ümbrus. Kuid on ka alasid, kus arheoloogid süsteemselt ei käinud, Pärnumaa ja veel mitmed teised. Selle tunnistuseks on ka praegune mälestiste levikukaart, kus suurte vanade asustuspiirkondades on ajalooliste looduslike pühapaikadena käsitletavate mälestiste hulk väga väike.
Teaduse areng on igal ajajärgul lisanud kaitsvate objektide hulka uusi mälestise liike. Kindlasti õpitakse tulevikus eristama selliseid objekte, mida me oma senisest teadmistega ei ole osanud ettegi näha. Pärandi märkimine ja märkamine ei pruugi olla aga ainult ühesuunaline ja ekspansiivne, vaid võib juhtuda, et aja jooksul mõnest mälestise liigist arusaamine või kaitsepoliitika kujundamine muutub keerulisemaks. Selleks on näiteks ajaloolised looduslikud pühapaigad ja sellega seonduvad hiie- ja ohvrikohad. Kui 19. sajandi lõpus olid Jaad Jungi ajal hiie- ja ohvrikohad vaieldamatult ja ilmselgelt muinasjäänused, siis hetkel on need arheoloogiapärandina raskesti defineeritavad. Praegu on mälestiste nimekirjas kivide, allikate või püsti olevate puude kõrval kaitse all 103 ohvri või hiie kohta. Loeksin ette: Harjumaal 17, Läänemaal 17, Pärnumaal 12, Lääne-Virumaal 10, Raplamaal 8, Saaremaal 8, Järvamaal 6, Viljandimaal 5, Võrumaal 5, Põlvamaal 4, Jõgevamaal 3, Tartumaal 3, Valgamaal 3, Hiiumaal ja Ida-Virumaal kummalgi 1. Need looduslikud pühapaigad on rahvapärimuse allikate abil tõestatavad kui vaimse kultuuripärandi nii-öelda füüsilised kehad. Neid alasid pole arheoloogiliselt kuigi palju veel uuritud, kuid toimunud uuringute käigus pole sealt seni suudetud tuvastada aktiivsest inimtegevusest tekkinud arheoloogilist kultuurikihti, mis oleksid kindlalt seotud just nimelt looduslike pühapaigaga. See ei tähenda siiski, et nende alade edasine uurimine poleks võimalik. Kasutades interdistsiplinaarseid lisaks arheoloogiale ja ka loodusteaduslikke analüüse ja uurimismeetodeid, võib tulevikus siiski ka nende objektide kohta rohkem infot saada ja neid objekte rohkem kõnelema panna. Hiiekohtade kaitset on raske korraldada siiani ülejäänud arheoloogiapärandile rakendavale loogikale ja kaitsekriteeriumitele. Inimtegevuse tulemusel tekkinud kultuurikihi olemasolu ja selle täpne ning üheselt määratletud piiriline maastikul on see, mille alusel käesoleval ajal muinsuskaitse arheoloogia mälestisteid määratleb ja nende piire määrab. Üldjuhul peab püüdma arheoloogiapärandit säilitada. Siiski on ka juhuseid, kus tungival vajadusel võib kaaluda arheoloogiapärandi läbiuurimist ja seejärel ühiskonnale vajaliku muudatuse maastikule elluviimisest, ehk lihtsalt öeldes, et vajaduse korral on arheoloogia mälestise kohale võimalik rajada maantee või mingi muu avaliku huvi jaoks eriti oluline objekt. Looduslike pühapaikade kaitse ja hooldusmetoodika tuleb laiemat ühiskondlikku arvamust, spetsialiste, maaomanikke ja teisi huvitatud pooli ära kuulates, aga alles välja töötada. Ajavahemikus 2008–2012 rakendatud ajalooliste looduslike pühapaikade arengukava aitas välja selgitada probleeme, mis seisavad antud valdkonna ees. Juhul, kui ei ole võimalik leida objektilt, mis on suulise pärimuse kohaselt ajalooliseks looduslikuks pühapaigaks inimtegevuse jälgi, mis kinnitaksid suulist pärimust, siis mis on see, millest lähtuvalt hinnatakse suulise pärimuse alusel tuvastatava pühapaiga piire. Kui ajaloolise loodusliku pühapaiga puhul on tegemist ainult loodusliku kooslusega, ilma inimtegevuse jälgedeta, siis milline on sellisel juhul muinsuskaitse ja looduskaitse vaheline puutepunkt või siis piir? Eelpool nimetatud arenguga kohaselt oli seatud ühe ülesandada kõigi inventeerimise käigus leitud ajalooliste pühapaikade kaitse alla võtmine. Ülesande püstitusest tulenevalt on tekkinud rida küsimusi. Milline peaks olema see kaitse? Kas kohalik või riiklik või rahvusvaheline, kui silmas pidada näiteks eelpool kõnelejate viites sellele, kuivõrd unikaalne ja kuivõrd unikaalsed on ajalooliselt looduslikud pühapaigad rahvusvahelises kontekstis? Küsimus, mida peaks kaitsma? Kas muutuvat loodust, millel puudub looduskaitse väärtus, kuna looduskaitselise väärtuse objektid on juba looduskaitse all? Siis tekib küsimus, miks peaks kaitse alla võtma kõik inventeerimise käigus leitud ajalooliselt looduslikud pühapaigad, kui teiste kultuuriväärtuslike asjade puhul tehakse valikuid ja riik on valmis vaid olulisema neist mälestusteks tunnistama. Omaette teema on ajalooliste looduslike pühapaikade omanikele kehtestatavad kitsendused neile kuuluvate objektide suhtes. Vastuseta on küsimus, kas riik peaks seadma ja omaks õigust seada ajalooliste looduslike pühapaikade omanikele
neile kuuluva omandi suhtes ajalooliste pühapaikadega seotud usuliste tõekspidamistest tulevad kitsendusi. Tänase praktika kohaselt omavad legaalsed usuühendused õigust nõuda oma kombestiku täitmist neile kuuluvates või nende poolt renditud ruumides, mitte aga territooriumitel, mis neile ei kuulu. Looduslikke pühapaiku, eriti hiiekohti võib tinglikult võrrelda mahajäetud koguduste ja varemes kirikutega. Neis kohtades näiteks Padise kloostri kirikus või Tartu Toomkirikus võidakse käia palvetamas või pidamas jumalateenistust, kuid samas võidakse seal korraldada ka muid üritusi, kontserte, teatrietendusi, ilma et mälestised sellest saaksid kahjustatud. Nii kaua kui pühapaiga, olgu selleks siis hoone või looduslik koht, omanikuks ei ole kogudus, kes omanikuna saab öelda, kes ja milliseid tegevusi tema omanduses oleval alal võib läbi viia, pole riiklikult võimalik seada kitsendusi mälestise materiaalseid tunnuseid mitte kahjustavatele tegevustele, näiteks helivõimenduse kasutamisele. Vastust vajavad küsimused, mis on see materiaalne osa ajaloolise loodusliku pühapaiga juures, mille säilitamist kui kultuuripärandi osa on vaja tagada. Hetkel on muinsuskaitse jaoks ajalooliste pühapaikadega seotud rohkem küsimusi kui vastuseid. Hiitemaja ja Maavalakoja esindajate poolt on tõstatatud probleem, et muinsuskaitse seaduses puudub eraldi mälestise liik, ajaloolised looduslikud pühapaigad. See on küsimus, mis tekitab jälle omakorda küsimuse. Seaduses ja selle muinsuskaitse seaduse paragrahvis 3 on eraldi kinnismälestise liik, mida nimetatakse kultuse kohtadeks, milleks kahtlemata on ajaloolised looduslikud pühapaigad. Juhul, kui peetakse vajalikuks hinnata ajaloolistesse pühapaikadesse puutuvat teisiti, kui seda võimaldab tänane õigusruum, on esmase asjana vajalik seadusandja tasandil langetada vastavad otsused ajalooliste looduslike pühapaikade suhtes. Ja seda mitte kintsalt muinsuskaitse valdkonda silmas pidades, vaid vältimatu on looduskaitse valdkonna silmas pidamine. Seejärel peaks välja töötama hiiekohtade lokaliseerimise, piiritlemise metoodika. Vaja on kokku leppida looduslike pühapaikade kui mälestise tunnused ning seejärel sõnastada nende tunnuste kaitsmise vajalikud meetmed. Ajalooliste looduslike pühapaikade puhul on rahvapärimuse kõrval kindlasti mälestise üheks tunnuseks maapind ise kui loodusliku infokandja, aga ka sealsed looduslikud kooslused, mille kaitsmeetmeid võiks kujundada looduskaitses välja töötatud meetodite alusel. Looduskaitse seaduse selle alamaktides, looduskaitsealade kaitsekorraldustes on määratletud tegevused, mis on looduslike koosluste säilimist kahjustavad. Sarnaselt võiks nende tegevused olla keelatud siis ka ajalooliselt looduslikes pühapaikades. Kitsendustega kaasneb omanike õiguspärane ootus ka leevendusteks või riigi poolt kehtestatud piirangute kompenseerimiseks. Kui enamasti mälestistega ei kaasne nüüd ma pean silmas neid mälestisi, mida muinsuskaitse all riiklikus registris loetakse. Kui enamasti mälestistega ei kaasne sihtotstarbelise kasutamise piiranguid, näiteks mälestiseks oleva maja võib kasutada majana. Kunstimälestised, mis on vallas mälestisena meil arvel, neid võib kasutada iga päev sihtotstarbeliselt. Siis ka arheoloogiamälestisi võib üldjuhul sihtotstarbeliselt kasutada, näiteks maatulundusmaana. Ajalooliselt looduslike pühapaikade puhul tuleks aga tulenevalt laekunud ettepanekutest teha kitsendusi just nimelt sihtotstarbele. Metsamaad ei pruugi saada kasutada majandustegevuseks, see tähendab tarbepuu saamiseks. Seega seades koosluste kaitseks kitsendusi, mis takistavad maa-ala majanduslikku kasutust, tuleb seada sisse ka kompensatsioonimehhanismid. Antud juhul peaksid looduslikele pühapaikadele laienema looduskaitsega seondatud kompensatsioonid. Täna muinsuskaitseseadusest tulenevalt on võimalik jagada ainult toetusi mälestiste omanikele, kuid mitte teha muid soodustusi. Samal ajal looduskaitsesüsteemis on olemas kompensatsioonimehhanism, millega püütakse kompenseerimata saamata jäädud tulu. Ja tagasi tulles veel korraks 2008-2012 toimunud ajalooliste loodusliku pühapaikade arengukavale. Muinsuskaitseameti poolt vaadatuna oli see väga tegus ja tulemuste rikas arengukava, mis näitas kätte, millised on need kohad,
mis selles valdkonnas vajaksid edasi tegemist. Inventeerimine, nende andmete säilitamine, vastava andmekogu on loodud ja loomulikult see, millele ma siin oma ettekandes korduvalt rõhutasin, õigusruumis nende kohtade selgeks tegemine, mis tänasel päeval on Muinsuskaitseameti poolt vaadatuna küsimused. Aitäh! Aitäh konstruktiivse ettekande eest. Tõepoolest, kui enamus Eesti elanikke arvab, et looduslikud pühapaigad on olemas, ilma et paljud vastajatest ju oskaks kirjeldada materiaalselt või vaimselt osist seal ja selle vahekorda täpselt, siis meil ei saa selle vastu midagi olla, et see valdkond on väga tähtis. Järelikult tema täpsem reguleerimine, kaasa arvatud seaduses selle erineva staatuse erisustest koosneva staatuse osa väljatoomine, et ta tõepoolest ei oleks siis mundriau küsimus ainult looduskaitsjatele ametile või ainult Muinsuskaitseametile, vaid tema staatus oleks niisugune, et me saaksime konstruktiivselt ilma seda palli ühest väravast teise loopimata asjad käsile võtta ja ka selle konkreetse rahastamise, kui vaja on, väga hea, tulebki selles suunas liikuda. Aitäh! Palun! Tervist, mina olen Anne Tamm. Mina kui eestlane ja rahvuskultuuri kandja tahan küsida teilt kui eestlaselt ja kas looduslike pühapaikade arengukava peaks jätkuma ja miks? Mina kui eestlane, kui Muinsuskaitseameti juht, kui ajalooliste looduslike pühapaikade arengukava nõukogu juht, kinnitan teile, et ajalooliste looduslike pühapaikade juhtnõukogu on koostamas kirja Kultuuriministeeriumile, kelle haldusalas see arengukava on, milles kinnitame, et antud valdkonnas on vaja edasi minna ja loetletud ka tegevused, millega on vaja edasi minna. Üks lühike küsimus üle. Jah, palun. Teie ettekande teksti, kus võib leida? Ma saadaksin selle ettekande Ahto Kaasikule ja siis ta võib kodulehel üles panna. Ja salvestus on ka kättesaadav kõigile muidu. Internetis on kättesaadav tänase sündmuse salvestis, samuti teisi ettekandeid, kui need laekuvad, lähevad ka sündmuse lehele üles ja meedia vahendusel siis teatame aadressid. Aitäh!